Tere, tere, tere. No nii, nüüd ma olen siis tagasi jõudnud sellel reisil. Päris mõnus trip oli. Siis ma nüüd avastan, et me oleme poole peal lugemisega. Et mul on täna nagu vaba ja siis mõtlesin, et loen jälle edasi, sest homme on jälle tööpäev. Nii, jäime vist põlvede juurde. Mäletan, et ma lugesin muljutud jalg ja jala, luumurd ja sellised. Nii, natuke unine ja uimane veel sellest reisist, kuigi magasin terve öö. Aga noh, tasapisi ärkan, kell on juba 12:30. Nii, põlved. Põlvede abil on meil võimalik liikuda graatsiliselt ja kergelt, tantsida ja joosta. Püüa kõndida põlvi kõverdamata ja vaata, milline üleolev ja jäik hoiak sellest avaldub. Põlvi painutades saame oma tundeid vabaks lasta ja väljendada. Põlvitamine annab meile võtme põlvede tähtsuse mõistmiseks. See on alistumisasend. Tavaliselt alistutakse kõrgemale võimule. Põlved võimaldavad meil kummardada, kaotust tunnistada, eriti teed anda ja olla alandlik. Põlvitades loobume egost ja muutume alandlikuks. Ilma selle võimeta saavad meist kangekaelsed, uksakad, paindumatud, iseteadlikud inimesed. Pea meeles, uhkus käib enne langust. Liigne uhkus ja paindumatus asetab põlvedele koorma. Kui aga põlved annavad liiga kergesti järele, nõtkudes ja värisedes hirmust või võimetusest enda eest seista, siis on meil vaja end püsti ajada ja nõuda oma kohta maailmas. Arendada enesearmastust, enesest lugupidamist ja enesekindlust. Põlved justkui neelaksid vapustusi, võttes endasse kogu pinge, mis tuleneb ülalpoolt keharaskusest ja altpoolt maapinna ebatasasusest. Kui me ei suuda enam koormat kanda, võivad põlved sellele reageerida. Nad ütlevad, et me peame lõõgastuma, uuesti vooluga kaasa minema, surve vabastama. Vesi põlves viitab emotsionaalse energia kinnihoidmisele, eriti vastuseisule alistumise suhtes. Samuti võib sul olla liiga palju emotsioone, et nendega toime tulla, nii et raskus antakse üle põlvedele. Põletik põlveliigeses ütleb, et miski erutab või vihastab meid ja me ei taha järele anda. Või ärritab meid see, et meil on nii palju teha. Põlvenihestus näitab, et teed anda on meile vastumeelne. Põlv ei pea enam survele vastu ja vajub kokku ning me ei saa oma seisundit kauem säilitada. Nihestus tähendab kaotust, mida sul on vaja teha, et uuesti pind jalge alla saada, taastada tasakaal ja väärikus. Väga targad mõtted. Kui mul see põlve sees see vesi oli või vedelik, põlve peal tegelikult, mitte sees, põlve peal, no siis olid ka mingid emotsioonid, mis oli vaja vabastada. Aga väga huvitav teadmine. Pahkluud. Neile peenikestele, väheldastele kehaosadele toetub kogu raskus. Kui meil on pahkluu nihestus, variseb kogu keha kokku. Toetus on siin võtmesõnaks, kuna pahkluu sümboliseerib toetust, millest me sõltume, mitte niivõrd toetust teistelt, kui just omaenda sisemiselt tugisüsteemid, mille oleme loonud.
See sisemine süsteem hõlvab psüühilisi ja emotsionaalseid tõekspidamisi, mis annavad meie elule tähenduse ja eesmärgi. Samuti meie lähedaste emotsionaalset toetust ning religioosseid ja vaimseid veendumusi. Meid ei hoia enam miski püsti, kui üks neist kaob, satub kahtluse alla või muutub küsitavaks ka teine. See võib juhtuda, kui elame läbi äärmusliku vapustuse või trauma, kui tunneme end eemale tõugatuna, reedetuna või võimetuna üksi hakkama saada. Kuna pahkluudel on oluline osa meie püstihoidmisel, siis kipuvad need murduma, kui me enam vastu ei pea või kui raskus ülaltpoolt muutub liiga suureks. Kas sinu tõekspidamised on küsitavaks muutunud? Kas sinu tugisüsteem jätab su maha? Pahkluud võimaldavad meil olla oma liigutustes paindlikumad. Nikastatud või välja väänatud pahkluu viitab paindlikkuse puudumisele liikumisel oma suunas. Pinge on liiga suur, see paneb energia painduma ja väänduma, minema üheaegselt mitmes suunas. Kas sind kistakse eri suundadesse? Kas sul on vaja suunda muuta? Mida on vaja lahti harutada, lahendada, ümber suunata? Või on sinu liigutused jäigad, sa ei lähe vooluga kaasa? Paistes pahkluud viitavad emotsionaalse energia kinnihoidmisele, pettumusele või soovimatusele millestki lahti lasta, tegeleda eespool mainitud probleemidega. Pahkluu murd viitab väga sügavale asuvale konfliktile pinnaga, millel me seisame või liikumissuunaga. Võib-olla on sul vaja minna teises suunas või liikumissuunaga. Võib-olla on sul vaja minna, kui sa oled selle muutuse läbiviimise või sa oled selle muutuse läbiviimise vastu. Kas sinu sügavaimad tõekspidamised on küsitavaks muutunud? Mis on kahjustanud sinu võimet enda eest seista? Mida sa saad nüüd pahkluu muru tõttu teha ja mida see ei lase sul teha? Nii, vaatan, siin tuli vahepeal see rinna avamine, selle pildi pidin teile panema. Mul tuli meelde, et ma pidin midagi teile panema. Ma vaatan pärast järgi, kas ma tegin seda. Nii, pahkluu. Said läbi. Nüüd tulevad jalalabad. Jalalabade kaudu labajalad. Nende kaudu oleme ühenduses maaga, füüsilise maailma reaalsusega. Me sirutame jala ette, kui sammume läbi elu. Kui me saame jala alla ega sõltu enam kellestki teisest, siis on see märk, et me oleme suureks saanud. Ütlus ajab sõrad vastu tähendab, et sa ei lase kellelgi ennast ära kasutada. Parema jalaga tõusmise all mõeldakse seda, et sa astud maailma julgelt ja kindlalt. Kui suund on ebaselge, võime pöörata varbad täiesti sissepoole, sest ei tea, millist teed minna või väljapoole, sest kõik suunad tunduvad võimalikena. Esimene väljendab pigem sissepoole suunatud, teine väljapoole suunatud suhtumist. Labajalad näitavad ka seda, mida tunneme oma eesmärgi suhtes. Kui meil on näiteks hirm selle ees, mis tuleb, võib-olla vanuse, haiguse, ebakindluse tõttu, siis võivad varbad kõverduda või jalad valulikuks muutuda, nii et käia on raske. See ei lase meil edasi liikuda, me justkui püüame tulevikku peatada. Või on sul tunne, et kuhugi polegi minna, nii et milleks üldse vaeva näha? Kui veri jalgadest kaob, muutuvad jalad külmaks. Vabandust. Kui veri jalgadest kaob, muutuvad jalad külmaks, mis viitab emotsionaalsele ebakindlusele. Jälle tuleb. Mis toimub? Tagasi tõmbumisele või vastuseisule eesootava suhtes.
ülearu higistavad jalad osutavad hirmule selle ees, kuhu me läheme. Liigsetele emotsioonidele. Paistes jalad tähendavad, et hoiame tagasi hirmu ja pettumust, mis on seotud meie suunaga või on emotsionaalne koorem liiga raske kanda. Kestendav nahk jalgadel viitab, et meil on vaja vanadest mõttemallidest vabaneda, laskmaks esile kerkida uutel suundadel. Kui surume kannad vastu maad, siis hoiame reaalsusest kõvasti kinni. See on kangekaelsus, mis viitab hirmule muutuste ees. Kannad võivad peegeldada ka emaga või ema rolliga seotud konflikte. Lambijalgsus tähendab, et meil pole juuri, et me liigume ilma motivatsioonita elu pealispinnal, aga ka piiride puudumist eraelu avaliku elu vahel. Kõrge tallav võlv viitab vastupidisele. Piirid on nii kindlad, et eraelu ja avalik elu puutuvad vaevalt kokku. Võime näida eemal olevate ja teistest eraldatutena. Varbad ulatuvad kõige kaugemale ette, seega on üsna tõenäoline, et liiga kiiresti või vales suunas liikudes lööme ära just varba või laseme endal varvastele astuda. See viitab väikestele probleemidele, mis jäävad kergesti tähelepanuta. Nii et kui varbad saavad pidevalt haiget, peame veenduma, et me liialt kiiresti edasi ei tõtta, jättes üksikasjad tähele panemata. Neil, kes kikivarvul läbi elu kõnnivad, võib olla hirm oma olemasolust märku anda või maa peale tulla. Muhud suure varba küljel tekivad tavaliselt siis, kui kannad valesid jalatseid. Samas võib see viidata sellele, et sa lased teistel enda eest otsustada ega võta vastutust enda peale. Näiteks jalatseid ostes. Kuna suur varvas on seotud võimu ja isikliku jõuga, siis võib muhk tekkida, kui me jätame mõnes inimsuhtes otsustamise teiste poole. Vaat sedasi nüüd hakkas mul nina jooksma. Kogu aeg on mingid segavad faktorid. Segavad faktorid on siin vahel. Nii, keha vasak ja parem pool. Aju parem poolkera kontrollib keha vasakut poolt ja vastupidi. Närvid ristuvad pea ja keha vahel. Pea ja keha vahel, mis see kaela kuskil. Aju vasak poolkera on loogiline ja ratsionaalne, seotud igapäevatööde, enese kehtestamise ja otsustamisega, kuna aju parem poolkera on loov ja intuitiivne, seotud koduse elu, suhete, tunnete ja vaistuga. Sama kehtib ka keha puhul, eriti kui üks kehapool kipub rohkem viga saama kui teine. Parem pool väljendab nii meestel kui ka naistel mehelikku printsiipi. Siin on tegemist võimega anda, domineerida ja ennast maksma panna. See on meie olemuse mõjukas ja intellektuaalne osa, mis hõlmab maailma ja tööd, meie ametit või tegevust ühiskonnas, rahaasju ja äri, poliitikat ja võim. See peegeldab tundeid, mis sul võivad olla seoses sellega, et oled mees, kes tegutseb konkurentsil põhinevas maailmas ja peab perele leiba teenima, või naine, kel tuleb käia tööl ning enda eest seista, jäädes samal ajal hoolitsevaks emaks. See kehapool peegeldab sinu tundeid seoses oma mehelikkusega ja mehelikke omadusi, samuti suhteid meestega, näiteks isa, venna, abikaasa või pojaga, ning neis suhetes esinevad konflikte, aga ka sinu tundeid meeste vastu üldiselt. Keha vasakpool väljendab nii meestel kui ka naistel naiselikku printsiipi. Siin on tegemist võimega paluda abi, võtta vastu ja alistuda,
hoolitseda teiste eest, olla õrn ja hoolitsev, loov ja artistlik, kuulata ja usaldada oma tarkust. See on kodu ja perekonna tervendamise, õrnuse ja hoolitsuse sisemine maailm. See hõlmab tundeid, mida tekitab elu naisena või oma naiseliku energia väljendamine, eriti keskkonnas, kus valitsevad mehed. Samuti tundeid, mida tekib meestes. Võime olla õrn ja armastav ning näidata üles rohkem hoolivust. Samuti peegeldab see sinu tundeid naiste vastu oma elus, näiteks ema, õe, abikaasa, tütre vastu. Neis suhetes esinevad või üldiselt naistega seotud konfliktid võivad avalduda keha vasakus pooles. Õige tasakaalu leidmine nende kahe energia vahel ei ole lihtne. Tasakaalu leidmine. Paari järgneva nädala jooksul teadvusta endale. Kumb pool sinu kehast on dominantne? Kas üks pool saab sagedamini viga kui teine? Kas üks pool on tugevam ja arenenud kui teine? Meenuta üle elatud vigastusi ja haigusi. Kas üks kehapool sai rohkem kahjustada ja millise osa sinu isiksusest on arenenud? Kas mehelik või naiselik? Kas sinu elus on konflikte meheliku ja naiseliku energia vahel, aga sinu suhetes ja mida on vaja, et luua suurem tasakaal? Viimase 50 aasta jooksul olen näinud, kuidas naised, kes tegelesid peamiselt teiste eest hoolitsemisega, on muutunud naisteks, kes moodustavad suure osa tööjõulisest elanikkonnast, ning mehed, kes tegelesid peamiselt raha teenimisega, on hakanud veetma rohkem aega kodus. Naine, kes muutub emast töötavaks naiseks, võib tunda, et see on vastuolus tema loomusega. Laps tuleb varakult koolist koju, ema peab aga kaua tööl olema. Ta peab esinema ärikohtumisel, samal hakkama saama oma hormonaalsete muutustega. Selle tagajärjel tekivad stressi põhjuseks olevaid ületöötamine. Sama toimub meestega. Rolli muutudes seisavad nad probleemi ees, kuidas saada kontakti oma sisemiste tunnetega. Kuidas saavad mehed üles leida oma loomuse õrna, hoolitseva, toitva osa, kui ühiskond ütleb, et nad peavad olema ennast kehtestavad ja agressiivsed? Need teemad puudutavad küsimusi, kuidas defineerida oma loomust ja arendada oma olemuse erinevaid külgi. Nii, loen ühe väikse tüki veel, teen üldpilt ja siis saab see 10. osa läbi. Vaata pikalt peeglisse ja ole alasti. Kas sa seisad sirgelt või oled kühmu, vajunud ja viltu? Kui nii, siis kas sind pole õpetatud inimestega sirgjooneline olema? Mis tunne on ennast sirgu ajada? Kumb pool sinu kehast on dominantne? Kas hoiad pead püsti või veidi ühele poole? Kaldu, justkui tahaksid kokkupõrkeid vältida. Kas astud püstipäi maailmale vastu ja mis toimub, kui sa kaela liigutad? Kas oled jäik ja paindumatu või on su liigutused sujuvad ja kerged? Kas sinu liigesed liiguvad vabalt? Jälgi, kuidas sa hoiad lihaseid ja liigeseid. Kas nad on kinnistunud mingisse asendisse, hoides sinu tundeid tagasi? Mida sa pead tegema, et nad vabastada? Kas sinu keha ülemine pool on alumisest suurem või väiksem? Ülemine pool suhtleb maailmaga, alumine tegeleb praktiliste ja maiste asjadega. Tugev või raske ülakeha peenikestel või nõrkadel jalgadel viitab inimesele, kes on väga seltskondlik ja sõbralik. Koguni enesekindel, kuid ei seisa kahe jalaga kindlalt maa peal ning on füüsilises ja maises asjades ebakindel. Suured tugevad jalad on koos väikese ja nõrga ülakehaga võivad osutuda inimestele, kes on väga realistlik ja praktiline, võib-olla koguni ülearu. Kuid kel pole sama palju energiat suhtlemiseks ja enesekindluseks.
tõenäoliselt puudub tal mängulust ja spontaansus. Pane tähele, kas sul esineb rohkem füüsilisi probleeme ja vaata, milline on see kehaosa võrreldes ülejäänud kehaga. Kas see on väiksem ja kas seal on vähem energiat? Kas see on jäigem või rohkem pinges? Kas see on liialt arenenud ja puhevil? Kui su keha valutab, siis miks? Et teda kaitstaks, et tema eest hoolitsetaks. Kui su keha tahab liikuda, siis kuhu ta tahab minna? Järgi keha liikumist ja vaata, mis toimub. Kus on valutavaid piirkondi või kehaosasid, mis ei funktsioneeri hästi? Kas sa tunnetad neid? Joonista endast pilt või pane kirja, mida su keha tunneb. Vaatle tähelepanelikult, hinnangut andmata. Lihtsalt jälgi ja õpi tundma. Saa oma kehaga sõbraks. Nii, ja nüüd ma panen selle tasakaalu leidmise pildi ka teile chatti, et te saaksite siis ikka jälle harjutusi teha. Aga täna on esmaspäev, ilusat esmaspäeva ja järgmise korrani ma loodan, et ma saan kolmapäeval lugeda teile.